Aitäh! Tere kõigile! Kõigepealt minu vabandused, et ma lasin oodata, et mul tuli tõepoolest natuke sekeldusi politseiga tee peale. Aga ma püüan olla siis natuke lühem ja kokkuvõtlikum oma jutust. Et selle ettekande idee sündis meil Kaidoga siin mingi aeg tagasi vist selles samas ruumis, et võiks rääkida liinist tootmise efektiivsusest, aga siis natuke võib-olla selles võtmes, et kuidas see liin või Toyota tootmissüsteem näeb välja Jaapanis selle süsteemi sünnimaal. Oktoobri alguses, esimeses pooles oli mul võimalus külastada 7 tehast Jaapanis ja sellest reisist on siis mõned pildid siia ettekandesse tehtud ja terve rida mõtteid, millest ma väga väikese osa saan teiega jagada siin. Aga olge palun aktiivsed, et kui mingi mõte jääb teie jaoks, minu mõte jääb segaseks või lühikeseks, ma olen valmis seda täiendama. Ja kui on täiendavaid küsimusi, ma olen valmis vastama. Kogu reis oli peaaegu 2 nädalat pikk, sellest nädal aega me reisisime mööda tehaseid, Jaapan on suhteliselt suur riik. Aga kogu algus sai tegelikult selle reisi algus või selline tõuge tekkis selle aasta maikuus. Mul oli võimalus käia USA-s, Salt Lake City's toimus ülemaailmne Shingo autasude jagamine. Ma ei tea, kui palju teist keegi teab, mis on Shingo Prize. Ei ole vist kuulnud. Eestis eriti ei teata, maailmas teatakse. Shingo Prize on tegelikult, seda kutsutakse vahel ka tootmise Nobeli preemiaks. Seda jagatakse kord aastas ja seda jagab Ameerika Ühendriikides Salt Lake City's asuv Shingo instituut, see on mittetulundusühing ja seda jagatakse tegelikult liin põhimõtete juurutamise eest ja jagatakse neile ettevõtetele, kes on läbinud siis sellise kvalifitseerumise ja auditeerimise programmi, mida viib läbi siis seesama Shingo instituut. Sel aastal läksid autasud, mul on vist isegi selle kohta üks pilt olemas, sellel aastal läksid autasud šotlastele. Euroopasse tuli, kui ma mälu ei petta, 2 autasu, üks läks Šotimaale ja üks läks Saksamaale ja Šotimaale läks, see on trükitööstus. Ja tegelikult siis sealt Shingo instituudis või seal Shingo konverentsil tekkinud kontaktidest ja infost siis kasvas välja tegelikult see Jaapani reis. Nii et see on suur juhus minu jaoks, et mul õnnestus sinna pääseda ja grupp oli meid kokku 13 inimest 8 riigist ja õnnestus siis seal Eesti inimesena ka nende seas olla. Ja selle reisi ainus eesmärk oli tegelikult see, mida võib-olla meie maal nimetatakse Toyota tootmissüsteemiks või liintootmise nägemiseks, õppimiseks, tundma õppimiseks sellisel kujul, nagu ta reaalselt seal toimib. Ja olles käinud siin Eestis ettevõtetes, ma olen näinud ka sellist liintootmist Inglismaal Nissani autotehases, ma võin öelda, et igal pool on ta natuke erinev. Aga ma püüan paari sõnaga rääkida sellest Jaapani liintootmisest või Toyota tootmissüsteemist, nii palju kui see aeg meil võimaldab. Ma paraku pean mõned teemad ainult ära märkima et sellised olid need tehased, kus me käisime. Omroni tehasest, Omroni kaubamärk peaks teile tuttav olema. Eestis müüakse Omroni meditsiiniga seotud, meditsiiniga seotud vererõhumõõtjad. Kui ma ei eksi, nad teevad ka vist neid elektrilisi hambaharju või midagi taolist. Nad on üsna hästi esindatud Eestis. See kaubamärk ei olnud mulle võõras, kui ma sinna läksin. Me käisime mitte selles tehases, kus vererõhumõõtjaid tehakse, see on suur kontsern, muuhulgas nad valmistavad lüliteid
switche, nagu nad ütlevad, ja mitmesuguseid automaatikana, näiteks protsessoreid, protsessori mooduleid tööstusautomaatikale, nii et see on suhteliselt suur kontsern. Me käisime ühes tehases, mis ei ole väga suur. Ja sellel tehasel on, ma räägin pärast nendest asjadest eraldi, et mul on niimoodi lihtsam, et ma lihtsalt nimetan ära, mis ja kus toimus. Teine tehas, kus me käisime, oli Daihatsu. Daihatsu on autotehas, nad teevad sõidu- ja veoautosid, nad teevad neid, liintootmine on neil, Daihatsu on Toyota tütarfirma. Toyota omab sellest kuskil, kui mu mälu ei peta, 50%. Ette rutates, Daihatsu oli selles mõttes huvitav tootmine, et kui ma olen siin oma koolitustel rääkinud, et Toyota tootmissüsteem võimaldab toota ühel konveieril segamini sõidu- ja veoautosid, siis see oli nagu sõnakõlks ja seda võeti nii-öelda, okei. Siis nüüd ma nägin seda, kuidas tehakse, ühel konveieril sõidavad veoautod ja sõiduautod vaheldumisi, kus juures mudelid on ka segamini ja kõike seda tehakse nii-öelda ühe protsessina. See oli teatud mõttes muljet avaldav. Yamaha tehas, klaveritehas, liintootmine ja kõigele selle juures oli siis nii-öelda rosinaks oli siis majad ja tuleb välja, et on, aga seal on omad twistid juures, sellepärast et ma saan aru, et see rada või see tee, mida mööda me tootmises käisime, oli tegelikult klientidele mõeldud. Ehk Yamahal on oluline, et nende ostjad, kes ostavad neid klavereid, et nad oleksid veendunud, et selles klaveris on see human touch või see subjektiivne laeng on sees nii-öelda. Tunnete värk on seal sees. Ja nad näitasid, kuidas nad seda teevad. Paari sõnaga räägin sellest. Ja järgmine oli siis Toyota tehas. Toyotast ja Lexusest on mõtet rääkida koos, kuigi need on kaks eri tehast. Aga ma ei oska öelda. Võib-olla Lexus oli natukene ägedam või selline visuaalselt, aga võib-olla meil lihtsalt näidati sellist kohta, et ega me kogu tootmist ju ei suuda läbi käia. Aga nad on mõlemad muljet avaldavad. Neist edasi natuke rohkem. Toto on vetsupoti tehas. Need nuppudega ja tulekestega ja siuksed vetsupotid tulevad sealt, mis on Jaapanis praktiliselt igal pool kasutusel. Ma ei julgenud neid nuppe vajutada. Ja viimane oli Avex. Et Avex on CNC pinkidel valmistatavate metalldetailide tehas. Nad teevad detaile Toyotale, BMW-le ja veel paljudele tuntud autobrändidele, aga mitte ainult. Ja täppistöö neil on kokku mingi 260 CNC keskust suures hallis ja nad ise ütlevad, et nende töötäpsus on +-3 mikronit. 1 mikron on siis 1/1000 millimeetrit. Nii et nagu nad ütlevad, et kui sa tahad mõõta meie detailide täpseid mõõtmeid, siis neid käes hoida ei saa, et see soojuspaisumine on suurem. Avex on perefirma, suhteliselt väike firma, kui nende eelnevatega võrrelda. Ja kui aus olla, siis kuna meil seal paluti, et äkki meil on mingeid soovitusi, kuidas neil tootmist paremini korraldada, siis ühe nii-öelda soovituse said nad minult, aga minu Ameerika kolleeg kirjutas neile päris pika ja ma arvan, et mitte kõige meeldivama soovituse, kuidas asju paremini korraldada. Et kui meil mahti on, siis ma võib-olla pajatan paari sõnaga, mis nagu silma hakkas. Toyotast. Ma tahan kohe nagu ühe asja ära klaarida, et üldiselt on niimoodi, et tehastes pilti teha ei saa. Ma mõtlen tootmistes. See on üleüldine reegel ja meid hoiatati selle reegli vastu ka nii-öelda eksimist. Mõnes kohas lausa soovitati mobiiltelefonid bussi jätta, et ei tekiks arusaamatusi. Nii et selles suhtes kahjuks te peate mind nii mõneski kohas nii-öelda sõnast uskuma. Ma olen illustreerinud oma ettekande nii enda tehtud piltidega kui ka internetis tõmmatud selliste illustratiivsete asjadega. See on minu tehtud, see on tehtud selle jaoks, et lihtsalt viidata, et Toyota ajalugu algas ju tegelikult
tekstiilitööstus. Toyota oli kangastelgede valmistaja ja nagu te näete, see on 55. aastal valmistatud, see on Toyota muuseum. Selline möödapääsmatu koht, et kui sa Toyota tehases käid, siis nii või teisiti viiakse sind ka muuseumisse. Ja võib-olla inimesed, võib-olla te ei tea, mina ei teadnud seda, aga Toyota valmistab siiamaani kangastelgi ja lisaks sellele on tal väga palju ärisuundi. Ma mõned noppisin internetist välja, näiteks meresõidukid või biotehnoloogia, meresõidukud on 2 millegi pärast. Toyota on päris vinge maja ehitaja. Oli võimalus näha maja näidist, mida nad toodavad, nad väidavad, nad panevad selle maja püsti, ta on umbes nii suur nagu selle pildi peal 8 päevaga. See oli päris muljetavaldav nii arhitektuuri, korralik funkmaja, arhitektuuri, sisekujunduse, koduautomaatika ja ma ütleksin ka sellise sisemise esteetika poolest, et väga, väga tasemel asi, et mul ei oleks midagi selle vastu, et seal elada. Kui Toyotast, kui tehasest rääkida, siis võib-olla, see oli natukene ka ootuspärane minu jaoks, aga võib-olla siiski nagu veenduda selles, et autotehas või autotootmine võib olla lihtne, see oli ehk selline omamoodi ahaa. Sest see ei võtnud kaua aega, meil oli võimalus käia konveierite kohal mööda selliseid estakaade. Nad ei olnud mitte ainult seinu mööda, vaid nad läksid risti-rästi üle tootmistsehhide ja ülevalt alla vaadata, et mida inimesed teevad. Ja ma pean ütlema, et kui sa ikkagi veetsid seal 2-3 minutit ja vaatasid ühte kohta, siis hakkasid kohe aru saama, et mis see point on. Üksikud kohad olid, kus päris aru ei saanud. Ja mõned kohad olid, kus sa vaatasid, et kurinak, nad teevad seda tõesti nii lihtsalt. Üks lihtsamaid asju, mis oli seal korraldatud, oli Toyotal ei ole veoautosid. Ma ei näinud vähemalt konveieri peal. Aga erinevad mudelid vaheldumisi olid küll. Ja neid mudeleid oli palju, nii et ausalt öelda, ma ei olnud suuteline neid kokku lugema, nad ei olnud valmis. Me olime selles kohas, kus kas oli komplekteeriti keret ehk kere sisse pandi mingid konstruktsiooni elemente või siis teises kohas oli juba värvitud kere, pandi siis seda sisustust ja polstreid ja niisuguse asju. Ja ei osanud nagu ära tunda neid kõiki, aga ma nägin, et nad on erinevad. Töökeskus, nende taktaega oli, me küsisime, et mis see taktaeg on teil praegu ja tütarlaps, kes meile giidiks oli, tema ütles, et täpselt 128 sekundit. Nüüd arvutage siis. Natuke üle 2 minuti, 8 sekundid otsa. Ja Nissanis näiteks oli kogu aeg 1 minut millegi pärast, nii palju, kui ma olen seal 2 korda käinud ja iga kord oli 1 minut. Nii et mõõtsin oli küll 1 minut, siin ma ei mõõtnud. Konveieri töökeskus on korraldatud sellisel moel, ja ma rõhutan, et see on idiootlikult lihtne moodus. Moodus on selline, et kui auto sõidab või see asi, mida nad kokku panevad, sõidab töökeskusest läbi, siis töötaja on näoga konveieri poole, selja taga on tal sellistest plastik- ja alumiiniumtorudest raamistik, kus on kaldteed, mille peal on, kõige lihtsam oleks öelda, piimakastid, sinised, umbes samas mõõdus. Ma arvan, et nad on põhjaga, mitte restiga all. Ja nendes piimakastides on siis kõik komplekteeritavad, seda riiulite süsteemi täidetakse väljapoolt, läbikäigu poolt, kastid sõidavad mööda kaldpinda konveieri äärde, nüüd kui tööline kas võtab sealt asju välja või võtab terve kastis, järgmine, kui ära võtab kasti, tuleb uus asemele ja teine kaldpind on siis konveieri poolt läbikäigu poole, kuhu pannakse tühjad kastid. Mis hämmastas oli see, et kui ma olen siin oma koolitustel ja konsultatsioonides kogu aeg kuulutanud, et materjali peab hästi vähe olema, siis ma võin öelda, et Toyota on täpselt vastupidine olukord. Vähemalt visuaalselt. See hulk materjali komplekteeritavaid, mis konveieri ääres oli tohutult suur. Näiteks mul on hea võrrelda Toyotat ja Nissanis on täpselt vastupidine olukord.
Seal praktiliselt ei olnud midagi. Oli hädapärast need paar kasti, kust võeti komplekte välja või asju ja kui need tühjaks said, siis toodi kohe uue tasemele. Ja logistikatehases oli täpselt vastupidine, et kui Nissanis oli tohutu liiklus need läbikäiguteedes, igasugused kärud ja rakised ja igasugused asjad sõitsid seal, neid toodi ette töökohtadele, siis Toyotas jättis see rohkem sellise unise töökoja mulje, oli suhteliselt vaikne, inimesed töötasid muuseas mitte kõrges tempos, mis oli ka natuke üllatav, ja see asjade hulk, mis oli konveieri ääres, oli märkimisväärne. Nii et tõenäoliselt see on optimeerimise küsimus, et kui palju sa sõidad edasi-tagasi nii-öelda asjadega laost konveieri äärde ja teisest küljest, kui palju sa hoiad siis komplekteeritavaid asju töökohtadel. Et ilmselt erinevad ettevõtted teevad seda või lahendavad seda dilemmat erinevalt. Ja eks ta nii ongi. Yamahast rääkides, ma püüdsin ka ühte väikest ülevaadet teha, mida Yamaha toodab, aga ma võin teile öelda, et kui te internetist otsite, siis te leiate, et see on ainult killukene. Toyotal on see üldse üle mõistuse lai amploa, millega nad tegelevad. Lihtsam on öelda, millega nad ei tegele. Minu meelest kanakasvatust Toyotal ei olnud. Et meie käisime sellises tehases, mis siin kõige all on. Ja see on niisugune roosakas kostüüm tumeda seelikuga, see on tõepoolest nende giidide, neiude riietus, millega nad meid ka vastu võtsid, see on internetist, need kõik on internetist võetud. Ja klaveritehas, konveier. Mitte päris konveier, seal on ka sellist positsioonide peal tööd, kus siis asju liigutatakse positsioonilt positsioonile. Kuid klaveri tootmine on üks absoluutselt ära standardiseeritud, normeeritud ja pähe tuubitud protsess. Klaveri valmistamise töömaht on kuskil 12 tundi, kõige rohkem. Ma võin teile öelda, et Nissan Qashqai töömaht on sõltuvat komplektatsioonist sama suur. Aga seal asjad liiguvad lihtsalt kiiremini. Nissanil on 8–12 tundi. Toyota numbreid ma peast ei mäleta. Hästi palju on käsitsi tööd. Roboteid meie ei näinud, aga ma arvan, et roboteid nad kasutavad värvimises. Mehaniseerimist on palju. Nad hästi palju kasutavad selliseid lihtsaid mehaanilisi lahendusi. Nad kutsuvad neid karakuurideks. Ma pärast paar sõna nendest ütlen ka. Et keda huvitab karakuuri teema rohkem, käige edukonsult.ee lehel, lugege uudiseid. Ma olen püüdnud seal lahti seletada mõned asjad, mis tootmises Jaapanis olid huvitavad. Mis puudutab nüüd seda human touchi või seda subjektiivset laengut, emotsioonide sissepanemist klaverisse, siis te tõenäoliselt olete näinud neid vildiga kaetud haamrikesi, mis vastu keeli löövad. Ja, et tuleb välja, et see ei ole lihtsalt vilt, vaid see löögipind, see kumerpind, millega ta vastu keeli käib, see tuleb eelnevalt teatud viisi töödelda nõeltega. Selleks on nõelhaamrid, millega siis toksitakse nad teatud pehmuseni, kuni hakkab tulema õige toon. Me räägime 21. sajandist ja see on võrdlemisi käsitsi töö. Et see esimene nii-öelda pehmestamine, see käib mehaaniliselt, aga siis istub mees pilli juures, lööb klahvi ja toksib pärast, kui toon õige ei ole. Ma olen surmkindel, et vildi asemel on märksa paremaid kaasaegseid polümeermaterjale, mis ei väsi ja mida ei ole vaja toksida ja mis püsivad eluaegselt. Vildiga on see häda, et nagu nad ütlesid, et klaver läheb õige ruttu häälest ära, sellepärast et vilt läheb kõvaks jälle. Siis tuleb kutsuda häälestaja ja talle toksib seda pehmeks.
Nii et see on see koht, kus nad, nagu ma enne ütlesin, et tõenäoliselt sama teed pidi, kus meie tootmisest läbi käisime, käivad ka kliendid, nii et see on see koht, kus nad kindlasti rõhutavad, et see human touch tuleb sealt poolt siis sisse. Seal on veel teisi trikke. Et kui klaver valmib mingi mõne tunniga, siis näiteks kontserdiklaver, no mis te arvate, kaua tehakse ühte kontserdiklaverit? 3 aastat. Üks meest otsast lõpuni. Siis ta maksab ka muidugi. Siin on lihtsalt üks näidis, ma ei tea, kas nad on selliseid müünud, aga see on klaver. Nii et niisugune, et töötempost ja töökorraldusest, no Jaapanist võiks alustada ja lõpetada rääkimist puhtusega ja reeglitega ja maha on väga hea näide, et kuigi nad töötlevad puitu seal võiks nagu tolmu ja mustust olla, aga ausalt seda ei olnud. See asi oli veel markantsem Totos. See on Toto muuseum, see on küll USA-st pärinev interneti andmetel. Aga ta annab siiski idee. Ja see on üks Toto selline kaasaegne mudel. No umbes sellised nad vetsupotid on, kus on rohkem, kus on vähem neid nuppe küljes. Ma tean, et meie daamid katsetasid neid, mina ei julgenud. Et mis oli nagu Toto tootmises, see on siis pissuaarid ja vetsepotid, keraamika. Mis nende tootmises nagu silma hakkas, oli jällegi see sama puhtus. Et kui te kujutate ette keraamikatööstust, see kraam, millest see pott tehakse, see on tegelikult vesisuspensioon mingisugust pulbermaterjalist. Et kui te olete käinud mõnes keraamikatöökojas, siis te võite ette kujutada, ma olen käinud, et mida võib seal kohata ja see on kõik see, mida seal ei näinud. Et see puhtus oli hämmastav. Ja jällegi, seal ei olnud konveierit, see oli positsioonidel töötamine ja seal oli ainult üks robot või ühes kohas kasutati robotit. Ma ei tea, kas pakute välja? Asjades on loogika sees. Seda me ei näinud, võib-olla seal keegi istus peale. Aga selle emaili peale kandmisel, värvimisel ja viimistlemisel, et kui ta on juba kuivatatud, ma ei mäleta, kas ta enne juba põletati ja siis teist korda emailiga vist käis niimoodi, et ta on põletatud ja siis kantakse email peale, selleks olid robotiseeritud värvikambrid, aga muuseas inimene kattis pärast üle. Et on kohti, mida robot ei suuda korralikult katta. Muuseas ka Nissani autotehases meil oli võimalus näha, kuidas nad värvivad, täpselt sama lugu. Robot värvib ja inimene parandab või täiendab õigemini. Nii et Totos oli nagu selline tõmbenumber, oli minu jaoks vähemalt oli see puhtus ja teine asi, mis nagu võiks arvata, et kui sa ahjus põletad, see on pikk, see on palju tunde, ahi on suur. Et võib oletada, et see ports, mis sealt nüüd põletatud kraami välja tuleb, neid potte, et nad võtavad väga palju tootmises ruumi ära. Ehk võiks eeldada, et juba ainuüksi põletamise protsess nii-öelda dikteerib või surub peale selliste suurte portsude olemasolu tootmises, siis me ei näinud neid. Töökohtade ees olid alused, neid veeti meie mõistes roklatega, kahveltõstukitega käsitsi, seal peal võis olla 2 või ma ei tea, 3 või 4 või 1, oleneb mõõdust, mingisugune pooltoode peal. Ja ega neid üle 2 aluse töökoha juures ei olnud. Nii et kuidas nad täpselt seda teevad, me muidugi ei tea ja ega nad väga ei olnud ka, või me ei osanud ausalt teda ka esitada sellist küsimusi, võib-olla nad oleks seletanud. Aga mis oli näiteks erinevalt Toyotast, no ei ole seda pooltoodangut. Asi liigub väikeste niredena. Nii, Daihatsust on siin väikene ülevaade veel nende toodangust. Need on need sellised väiksed autod, need kandilised sõiduautod, mis seal paremal pool on, neid on Jaapan täis. Tundub, et nad on populaarsed. Ja Omroni
toote näidised on siin ka toodud, sellised väikseid vidinaid nad teevad, nagu ma ütlesin, et vererõhuaparaate nad teevad, aga mitte selles tehases. Ja siin on üks Omroni muuseumis tehtud pilt, et mida nad on teinud. Siin on mingi termomeeter ja mingisugused, ma ei tea, kuulde või need on need, me kasutasime neid samu, need on need giidiga käies raadiokuularid, mis käivad kaasas. Et kui tehasesse läksid, seal on müra, et siis anti igale ühele kuular kaasa ja giid rääkis mikrofoni. Aga see pilt on nüüd, see tegelikult, mis oli Omronis minu jaoks nagu üllatus, Omroni konkreetselt see tehas, nad on puhtalt spetsialiseerunud invaliidide ehk puuetega inimeste kasutamisele. See otsus võeti selles tehases kuskil 70ndate paiku vastu tööjõu puudusest tulenevalt, aga ühel hetkel see kasvas selliseks nagu rohkem missioonitööks või ühiskonnale, community'le, nagu nad ütlevad, suunatud tegevuseks ja praegusel ajal on neil minu meelest umbes 3/4 on puuetega inimesi. Seal on liikumispuudega, vaimse puudega, väga erinevate puuetega inimesi. Need on mannekinid muuseas, need ei ole inimesed, te võib-olla näete, et läbi klaasi on pildistatud. Selliseid inimesi me ei näinud, aga nad lihtsalt selgitasid, et ka selliseid inimesi on nende juures töötanud. Ja et mis nagu minu poolt vaadates oli huvitav, oli see Omroni tehases, et nende väitel on nende puuetega inimesed kõrgema tootlikkusega kui tavalised inimesed. Ja kui me küsisime, aga kuidas te neid kasutate siis nad ütlesid, et näiteks kui inimesel on üks käsi ei tööta, ta ei saa kasutada seda või see on piiratud funktsionaalsusega, näiteks ta ei saa parema käega võtta, siis tehakse talle spetsiaalne abinõu nii käe külge kui ka töökohale, et võtmise asemel ta saaks lükata. Ja kui te järele mõtlete, et lükkamine on üks liigutus, aga võtmine on vähemalt 2-3 liigutust. Nii et nagu öeldakse, et kui muu ei õpeta, siis häda õpetab. Ja näiteks need sellised tehnilised lahendused selle lühikese aja jooksul, mis me tootmises olime, need tehnilised lahendused ka, mis nagu mul õnnestus ära tunda, olid tõepoolest, et enamus töökohti oli varustatud selliste tehniliste võimalustega, et asju sai lükata. Isegi normaalsete inimeste juures. Ma võin teile öelda, et üks minu klient ukse akna tootmisest, tema jõudis või me koos jõudsime sama lahenduseni, et kuna tööpind oli väga väikene, kus nad tegid seda, Eestis siin. Ja enne Jaapanit veel. Aga nad jõudsid oma loogikaga sinna sama välja, et selle asemel neid suuri kobakaid aknaraame tõsta kohalt kohale, nad hakkasid neid lükkama. Nii et ilmselt Eesti värk liigub sinna Jaapani poole. Et kui te järele mõtlete, et raam on väga suur kobakas, et üks asi on teda ühe käega lükata teise töökoha peale, kus temaga midagi edasi juhtub, ja teine asi on võtta ta kätte ja muuseas, nad teevad aknaid taktajaga. Ja Omronil on siis ka suhteliselt suur selline sotsiaalne, nad tahavad olla kanda sotsiaalset vastutust ja nad alguses lihtsalt aitasid selliseid puuetega inimesi, tegid neile rattaid, aga nüüd nad müüvad neid. Konkreetselt see ratas on USAs müügil, selle rattaga saab 60 kilomeetrit tunnis sõita. Et seal pildi peal on näha, kuidas sellega sõidetakse. Et mina ei ole oma pedaalidega rattaga kunagi nii kiiresti sõitnud. Tahtsin rääkida, et pärast mul on mõned siis sellised mõttearendused, mis võib-olla teile pakuvad huvi. Et viimane oli siis see sama Avexi tehas, et ma õiendan võib-olla ära oma lubaduse, et mis seal nagu, üks asi, mis seal nagu sellist, et üks asi, mis silma hakkas, oli see, et see oli ainukene tehas, kus meil õnnestus tegevjuhiga rääkida. Avex on perefirma ja tegevjuht oli ilmselt siis üks poegadest, vana omaniku poegadest,
ja tema jutt algas ja lõppes enamasti sellega, et tal on väga vähe aega, et tal on ainult üks puhkepäev nädalas ja nii edasi ja nii edasi. Ja teine asi, mis meil nagu lääneliku rahapõhise mõtlemisega inimestele nagu kõrva kõlisema jäi ja natukene ka hinge riivas, oli see, et pealik ütleb meile, et Aveksi eesmärk on järgmise 20 aasta jooksul ellu jääda. Et see kõlab minu jaoks kuidagi nagu väga minimalistlik eesmärk. Aga seda rõhutati, et minul jäi mulje, või õigemini meil kõigil jäi mulje, et see tõesti vist ongi neil eesmärk. Ja kui sellele lisati veel, et konkurents on räige, marginaalid väikesed, mis on arusaadav. Kui sa oled suure autotööstuse allankija, siis loomulikult nii see on, eestlased teavad seda väga hästi. Nii et see oli nagu üks asi, ja ma saan aru, et mitte ainult minule, vaid ka mu ameeriklasest kolleegile hakkas see silmaga või riivas nii-öelda tervet mõistust, et see ei peaks nagu olema ettevõtte ainukene eesmärk. Aga teine asi, et võib-olla peab siin möönma, et Jaapanis on see, kuidas öelda, nende ärikultuur võib-olla eeldab siis natuke teistsugust avalikku kommunikatsiooni, et sa kogu aeg ei räägi kasumitest ja niisugustest asjadest, mis läänes on väga, väga selline populaarne. Ja mõned näited on siin nende toodetest, nad on väikesed vidinad, suure täpsusega valmistatud. Minu poolt vaadates oli see, et see oli väga vinge ettevõte, aga kui mul õnnestus Omronis näha ühte sellist workshopi, kus nad siis, see on mingi freespink ja treipink ja mul on isegi kuskil siin foto nendest pinkidest, nad on vanad. Nad on selle hea pingid, mida Eestis on kombeks nimetada vene pink. Aga välja näeb ta, üks asi, mis on, eks ole, et vene pingid ju ajavad õli välja. See oli absoluutselt kuiv. Ta oli kasutuses. Seda oli näha, et seal kuskil võis leida laastutükke või on näha, et teda kasutatakse. Aga ta oli nii puhas, ühtegi õlileket. Aveksis oli vastupidi. See oli selline hea tuttav tunne, kodune tunne. Nüüd paar sõna Jaapani kultuurist ja tootmisest, et võiks küsida, et kus see kõik tuleb ja miks see nii on. Et kui hakata nagu isiklikest muljetest pihta, midagi ei ole teha, mul on see professionaalne kretinism küljes, et kui ma käin ringis, ma vaatan ikkagi läbi tootja või tootmise pilgu neid asju. Ja esimene avastus oli siis, kui lennuk saabus Fukuokasse ja ma läksin oma asjadega läbi selle tollis valgustati millegi pärast kõik saabujate asjad läbi sisenemisel. Tavaliselt seda vist ei tehta, minu meelest seda ei tehta tavaliselt, aga seal oli. Ja siis lisaks sellele oli vaja näidata neile veel oma pardakaarti. Ja vaat see oli huvitav. Kõik ülejäänud oli nii nagu meil, aga pardakaardil on teatud numbrid, mida on vaja kontrollida. See on reisinumber, koht ja kellaaeg, kuupäev või kellaaeg. 3 asja. Et see, mida lennujaamades tehakse, et mingi tütarlaps või onu või noormees võtab selle kätte ja vaatab ja ütleb thank you, you may go or whatever. See, mis jaapanlane teeb, ta tõstab ta silmade kõrgusele ja teeb niimoodi. Ta osutab nendele asjadele, mida ta kontrollib. See tundus mulle lihtsalt sellise ühe inimese kurioosumina. Inimesed on erinevad. Mina ka vahel otsin näpuga, et kus see oli kirjutatud. Me kõik teeme seda. Aga kui Shinkanseni piletit müüakse teile, siis ta teeb seda sama. Ta tõstab oma silmade kõrgusele ja teeb seda. Et see paneb mõtlema, et kas äkki on Jaapani mõttelaad selline, et meil võib küll arvuti olla, aga inimene peab kontrollima seda, mida arvuti teeb. Eestis sageli mõeldakse seda vastupidi, et mida ma kontrollin, kord mul on arvuti ju. Ja kui järele mõelda, et mis see point on nagu selle tagurpidi mõtlemisel, siis minu meelest üks point on just selles, et arvutil ei ole vastutust. Sa ei saa ta käest küsida why, miks, почему. Sa pead hakkama uurima ise ja siis küsib sinu käest keegi seda.
Ja vaat selline mõttelaad on, see paistis igal pool läbi ja mõnes kohas ka rõhutati. Näiteks Toyotas öeldi niimoodi, et tööline kulutab arvestatava osa operatsiooni ajast eelmise töö kontrollile. Ehk kontrollimine, et kui lugeda liintootmise õpikuid 10-15 aastat tagasi välja lastud, ka mina muuseas on seda rääkinud, sest see on kõik, mis ma sain kasutada, oli see, et kontroll on raiskamine. Kui te lähete Toyotasse, siis te näete ja teile öeldakse, et lõviosa, no ma ei tahaks öelda lõviosa, aga arvestatava osa operatsiooni sooritamise ajast kulutab tööline asjade kontrollimisele. Ja seda oli visuaalselt näha ka. Nad tõepoolest panid näpu sinna, mida nad kontrollisid. Seda oli näha. Okei. No üldisest kultuurist siis, et tõepoolest see riik on nii puhas, et lausa piinlik on seal kõnniteedel käia. Et me sõitsime bussiga ja ma oma lõbuks lugesin paberitükke aknast, mida ma tee ääres näen, ma lugesin 3 tükki kokku. Siis mul kannatus katkes. No ma ei lugenud terve päev muidugi. See oli lühikene aeg, aga siiski maanteel. No mitte maanteel, tänaval, linnas. Ja need olid sellised põõsaalused või Rentsli nurkades. Äärmine reeglitest kinnipidamine. See on uskumatu, kui kõvasti nad reeglitest kinni peavad. Nad ise ka viskavad aeg-ajalt nalja, et see muudab nende elu mõneti keeruliseks, jäigaks. Seda oli kohati tunda, aga väga vähe. Teisest küljest, reeglitest kinnipidamine on seal niivõrd inimestel sisse juurdunud ja muuseas üks reegel on see, et kui töölisel ei ole, töötajal ei ole midagi hetkel teha vaja, aga tal on vaja liikuda, siis ta jookseb. Kuni selleni, et kui on näiteks avariipaik ja politseinik vaatleb seda romu ühelt poolt ja siis tal on vaja teisele poole minna, siis ta teeb sörkjooksu. See paistis igal pool välja. Okei, siis jah, reeglitele allumine, konservatism, nad ei ole väga sellised, nad ei torma uuendustele järgi, nad tahavad neid läbi seedida, aga seejuures neil on pidevalt väga suur tempo peal muutmistes, ehk nad kogu aeg muudavad, nad kogu aeg teevad asju natuke teistmoodi. Ja see on sisse ehitatud mehhanism minu meelest kogu ühiskonda, aga ma saan rääkida tootmisest. Tootmisesse on see sisse ehitatud. Tööliste tasandil toimub tegelikult tootmise efektiivistamine. Lõviosa tööd tehakse seal ära. Ja viimane on siis see pingutus, ehk jaapanlased austavad, või see on üks väärtustest, et jaapanlane peab olema sitket, tugev, ta ei armasta kurta ja ta on visa ja ta on valmis pingutama. See on nii juurdunud, et kui me käisime Nagoya kindluses, meile tehti üks väike ekskursioon, siis seal on selline lastele atraktsioon, kus on umbes 2 seda tumbat. Selline graniitkivi on rullikutele pandud köis külge ja siis on võimalik seda sikutada, et sa teaksid, kuidas seda kindlust ehitati. Seda teevad sellised 5-aastased poisid. Üks poiss, tal oli pisarad silmil, aga ta punnitas ja ema muudkui utsitas edasi. Et see näitab. Neil on ka, mul on vist siin isegi üks pilt selle kohta, neil on ka kombeks, neil on ka kombeks raskusi kanda mingite pühade ajal. Need on mitmetonnised kobakad, mida nad mööda tänavaid ringi veavad. Ja kui te internetist otsite, siis te näete, et mõnel on ikka tõesti pisar silmis ja ta on kõverasse vajunud juba selle raskuse all. Nii et selline punnitamine või pingutamine on jaapanlastele hästi omane. Siin on üks näide, see oli esimene elamus. See on Tokyo lennujaamas, ma ootan väljuvat lennukit, mul ei olnud midagi teha, ma pildistasin seda läikivat põrandat. Et kõigepealt, kui lihtne on sisustus ja teisest küljest ta kurinahk oli tõesti, see on tavaline tööpäev, siit käivad inimesed läbi. Et see ei ole just nüüd pestud. Ma ei näinud kordagi muuseas seal põranda pesemist, mitte kordagi. Mul tuli ikka mõned tunnid veeta seal lennujaamades. See on Omroni tehasesse sisenemine. Loomulikult sa ei tohi ületada seda läikivat joont. See on no. Välisjalatsitega ei tohi sinna minna. Sinna tohib astuda ainult sokkidega.
selle mati peal võib ainult sokkidega käia, siis sa lähed siia riiuli juurde, siit sa saad plätud. Nendega sa saad käia office'is. Aga kui sa lähed tootmisesse, siis seal on veel üks selline riiul, siis sa vahetad ära ja siis sa lähed tootmisesse, CNC pinkide vahele. Neil on spetsiaalsed plätud vetsus käimiseks kodus, hotellis, millega ei tohi astuda üle vetsuläve toa poole. Niisamuti Canri kontsept on nii nagu Toyota tootmissüsteemis, et kui nad teevad mingisuguse tabeli või tööriista, siis see on selline lõplik, ta ei ole mõeldud nagu väga palju loomingu jaoks, ta tegelikult lahendab ühe tüki probleeme ära. Ja Hoshin Canri on üks selline tööriist, et keda huvitab, selle kohta on vähemalt ingliskeelset kirjandust on kõvasti, ma ei usu, et eesti keeles on. Võib-olla, ma kahtlen. Reeglistik või kontsept, jah. Üks kindel asi on protsesside standardiseerimine. Ja protsesside standardiseerimine mõnikord aetakse segi, et ka mina olen seda teinud oma varasemates, võib-olla isegi koolitustes, kus mõeldakse niimoodi, et kui mul on operatsioonid normeeritud, siis mul on standardaeg ja standardoperatsioon, siis see päris nii ei ole. See on võib-olla esimene samm, see on sinnapoole. Aga standardiseerimine on niisugune pikk ja lõpmatu protsess, mille üks kõrvalprodukt on ka selline, kus teil tegelikult erinevate operatsioonide arv väheneb. Sellepärast, et te saate ühte sama standardoperatsiooni kasutada erinevates tootmise lõikudes. Mille tõttu kogu süsteem muutub lihtsamaks. Ehk teisiti öeldes standardiseerimise protsess, just nimelt protsess on väga oluline tööriist tootmise, juhtimise, korraldamise ja kontrolli lihtsustamiseks. Kui ma rääkisin, et Toyota tootmine on väga lihtne, visuaalselt hoomatav, siis see on üks tööriist. Nad teevad paljusid erinevaid asju ühtemoodi. Teine niisugune oluline asi on pidev parendamine, Kaizen. Ja selle koolituse, või vabandust, mitte koolituse, vaid selle reisi ajal meil oli võimalus kohtuda ka kohaliku koolitajaga, aga me rääkisime ka erinevate inimestega küll õhtusöökidel, küll niisama ja tegelikult Kaizen on midagi sellist, mis võib-olla on juba kõrgem pilotaaž või see on juba midagi massiivsemat. See, millest algas jutt ja millest palju räägiti, oli Gemba. Enne Jaapani reisi minu jaoks oli Gemba selline suhteliselt primitiivne ja mõttetu kontsept. Et kui ma internetis seda asja üritasin omal ajal selgeks teha, Gemba on ringkäik, käid ringi ja vaatad, mis valesti on ja siis paned Kaiseni käima. See, kuidas meile selgitati, kuidas Gembat tehakse, näiteks kuidas see koolitaja, et ta müüb Gemba koolitusi. Küsin, kuidas sa teed siis? Mul professionaalne huvi. Kõigepealt, et kellega sa teed? Et vastus oli executives ehk tippjuhid, mitte töölised. Gembasid tehakse kõikidel tasanditel, alates kõige kõrgemast kuni alla välja. Ja mis te siis teete? Kuidas te seda teete? Ta ütles, et väga lihtsalt, et võtame need executive'id või tippjuhid kokku ja lähme tootmisesse. Ja mis te siis teete? Siis me käime ringi, vaatame, nad panevad kirja, mis nad avastasid, mis jamad või probleemid või abnormalities, ebanormaalsused. Siis me tuleme kokku, arutame läbi ja siis me kõrvaldame need jamad. Ma küsin, mismoodi? Lihtsalt, et nüüd me kohe hakkamegi tegema seda. Nende samade tippjuhtidega, jaa. Et selles on oma iva sees. Et ma olen seda alati selgitanud, püüdnud selgitada oma klientidele niisuguse 2 arengukontseptiga. Et kui te järele mõtlete, tuletate meelde Eesti kapitalismi, nüüd selle viimase vabariigi aegset kapitalismi arengut, siis meil algas see selliste suurte hüpetega, et võeti hoogu, koguti raha, siis tehti suur investeering, mõni jäi ellu, mõni kukkus alla. Siis happens. Vahel juhtub nii. Ja ma mäletan, kui ma olin tehase juht ja
ja Riigikogu majanduskomisjon tuli Ida-Virumaale meie tehast vaatama, siis Tiit Made küsis, et kas meil, kui palju me ka investeerime, see oli välismaa ettevõtte ja me investeerisime kõigest aastas 11 miljonit Eesti krooni. No sellest ehitati terve infrastruktuur välja. Meie kõrval oli tolleaegne Kiviter, kus investeeriti, ma arvan, 10 miljoneid aastas. Ja ta läks ikkagi erastamisele ja alles siis hakkasid seal mingid asjad sündima. Ehk teine alternatiiv sellistele suurtele hüpetele on ju väikeste sammudega minna. Gemba ja Kaiseni loogika on just see, või kui soovite, siis pidev parendus. See on see kontsept, mis Eestis hakkab nüüd natuke levima, mida minu kliendid on nüüd hakanud nagu küsima ja tellima, et pidev parendusprotsessi juurutada seal kõige madalamal tasemel. Sest see, mis praktikas toimub, et ostetakse uued seadmed, tehakse uued investeeringud ja siis see kasvab kõik alt jälle nii-öelda sambla ja rohu sisse, sest seal all ei lahendata probleeme. Mul on praegu üks leping, just sai hiljuti nii-öelda käed löödud, kus just selline olukord ongi tekkinud, et omanikud on investeerinud, seal on üsna automatiseeritud ja mehaniseeritud tootmisprotsess. Nad on korralikult sinna raha sisse pannud. Aga kui sinna tootmisesse minna, siis ei pea konsultant olema, et hinnangut anda. See on väga lihtne hinnang. Ja muidugi omanikud teavad seda väga hästi. Et see oli ikka paras siukene korralagedus. Okei. Nii et Gemba, kuidas seda tehakse, nagu ma enne ütlesin, Gemba võti on selles, nähakse, otsustatakse ja tehakse kohe ära. Kõikidel tasanditel. See ei tähenda, et sealt ei kasva välja mingid suuremaid asju. Loomulikult kasvab. Kui sa näed süsteemset probleemi, ega seda keegi siis kahe silma vahele ei jäta. Ikka pannakse kirja. Okei. Siin on siis üks Hoshin-Kanri selline maatriks. Et kui te lööte Google'isse selle sõnaühendi sisse, siis te saate selliseid tabelikesi ja tabelivaateid. See on klassikaline Hoshin-Kanri maatriks, kus on siis strateegia, taktika, tulemused, eesmärgid ja nii edasi. Nad on erineva formaadiga need tabelid ja erinevalt töötavad, aga põhimõte on selline, et on üks dokument, kus on tegelikult ülevaade kõikidest asjadest korraga sul silme ees. Lihtne on otsustada, lihtne on prioritiseerida asju. See on umbes nagu KPI-d on, mis hakkavad praegu Eestis, mõõdikute süsteemid hakkavad tekkima. Et KPI-d tekkisid tänu balance scorecardile ja 2 kuulsale ameeriklasele. Hoshin-Kanri töötab Jaapanis juba, kes teab kui kaua. Kui Kaizen on siis pidev parendamine, et kui Gemba tõlkida, siis see on siis the real place in English ja asukoht. Näiteks kui kriminalistid lähevad kuriteo paigale, siis nad lähevad Gembale. See on Gemba, see kuriteo paik. Nii samuti ka ajakirjanikud, kui nad teevad koha pealt reportaaži, siis see koht on Gemba. Nii et see on selline laiem mõiste, ehk see on see sündmuste epitsenter või asukoht. Ja Gemba loogika on just see, et asju avastatakse, lahendatakse, kõrvaldatakse seal, kus need asjad juhtuvad, probleemid siis. Ja selle Gemba selline alltehnika on siis see Genchi Gembutsu, sellele juhtis tähelepanu üks endine Toyota executive, kes meile koolitust tegi. Ta lihtsalt mainis seda. See pärineb Taiichi Onolt, et kui te liini olete lugenud, Taiichi Onot vast teate. Ta oli tegelikult siis selle Toyota tootmissüsteemi nii-öelda kontsepti kokkupanija. Ta oli Toyotas viitsepresident tootmise alal siis ja algselt see Genchi Gembutsu tekkis sellest, et kui uus tööline tuli tehasesse, siis tal oli vaja selgeks teha töö sisu. Ja see töösooritus, mida kätega tehakse, on hästi lihtne. Selle õpetamine on väga lihtne. Ainukene asi, me muuseas käisime Toyota koolituskeskuses ka. Me nägime, kuidas noori poisse olid just sisse tulnud, kuidas neile õpetatakse, ka õppevahendid. Et kui kellelgi on huvi pärast sellest rääkida, need on jällegi jaapanlikult lihtsad, efektiivsed asjad. Ja Taiichi Onol oli kombeks siis, või tähendab töölisel on nagu see kätesoorituse asi on üks asi, see on hästi lihtne tehniline töö. Aga teine asi on ju see, et
see, mille pärast sind hinnatakse, tegelikult ei ole see, et sa 2 bolti kokku keerad või 2 mutrit boldi otsa keerad. Hinnatakse sind sellepärast, et sa selle asja iga päevaga teed aina efektiivsemaks. Ehk sa pead oskama avastada probleeme. Ja Taiichi Ohno võttis selle uue mehe, tõmbas keset tsehhi seal kuskil teede ristumise kohal kriidiga ringi, pani mehe sinna seisma, ütles, et tunni aja pärast olen tagasi, loed mulle ette, palju ebanormaalsusi sa avastasid. Kui on vähe, siis seisad edasi. Ja ilmselt järgmine samm on siis, kui sa neid avastad, siis sa pead ka tegema ettepaneku, kuidas neid lahti saada ja nii edasi. Ehk see on hoopis teistsugune mõtlemine. See ei ole see, et mine ja tee. See on elementaarne, et sa seda teed. Kui sa ei tee, me lööme su minema. Ja jutt on, me räägime sellest siis, nii et Taiichi Ohno ring oli ja Gemba ja siis see esmatasandi Kaizen, mis on sinna kuni meistrite tasandini. See on siukene, ma meelega tegin selle asja rasvaseks, kirglik ja emotsionaalne. Seda viiakse läbi, sõna otseses mõttes inimesed köötakse üles. Ja siukses parajas emotsionaalses, kuidas öelda, paraja emotsionaalse lahenguga hüpatakse siis sinna tootmisesse ja hakatakse nüüd siis otsima neid. Eestis kunagi oli, me korraldasime aastaid tagasi, umbes 10 aastat tagasi, Tallinna Sauel oli liinkonverents. Ja meil esines seal üks Elcoteki tootmispealikest. Ja nemad tegelesid siis tol ajal raiskamiste otsimisega ja tema ütles, et neil on kasutusel selline mõiste nagu raiskade killimine. Et võidab see, kes leiab rohkem raiskasid ja tublid on need, kes oskavad need raiskasid killida. Midagi selle kirglikkusega pistmist siis. Ja et ma võin teile pärast näidata selle, kui ma küsisin, kuidas te seda Gembat siis teete ja Kaizenit ja selle treeneri käest, mul on tema näost pilt tehtud, kui te tahate, ma võin teile pärast näidata. Et see on tõesti emotsionaalne. Okay. Nii et see on see, mis on nagu nende sellisele kultuurile omane. Nüüd siin on väikene juhis, kuidas Gembat teha. Et kui te juhuslikult tahate seda teha, et päris mitmed minu kliendid on hakanud seda tegema ja nii mõnigi on hakanud mõtlema, et iseenesest lihtne asi, miks mitte seda homsest päevast tegema hakata. Nagu ma ütlesin, Gembat teevad kõik. Siin on siis plant manager ehk tehase juht. See varukas on siin ühe Toyota, pensionil oleva Toyota tehase pealik, kes töötas Taiichi Ohno alluvuses, mis meie jaoks tegi temast sellise uu. Ja siis ta selgitas, kuidas tema tehasest siis see Genshi Genbutsu või siis lihtsamalt Gemba siis töötas. Esimese tasandi Gemba on siis tehase juht ja senior managerid, need on siis seal tema otseses alluvuses olevad juhid. Kuni siis section on siis tehase mingisugune, näiteks tantsimise osa või siis lõppkoostamise osa või mootori osa, sellise sectioni pealikuni, nemad teevad koos Gembasid. Ja Gembat käivad mingi sagedusega, plaani järgi, rutiinselt, kogu aeg tehakse. Ja järgmine tasand on siis see töölised, tiimijuhid, meistrid ja vanemmeistrid, näiteks kui on vahetuses. Nende Gembat käivad siis selle seltskonnaga. Et siin on üks niisugune sõna relief man. Et see on niisugune, teate, kes on relief man? Relief man on see mees, kes on ilma tööta brigaadis. Ja, või siis teisiti öeldes, ja ta asendab siis neid, kes haigeks jäävad või kes siis lähevad Gembat tegema. Aga kuna ta ilma tööta ei saa olla, siis talle antakse kõik need muud ebameeldivad tööd, mis otseselt tootmisega ei ole. Ja mida on võimalik siis jälle kõrvale panna, kui on vaja kedagi asendada, nii et ta on asendaja.
Nii et siin on nagu siis 2 tasandit, et oluline on kaasata mitte ainult sama tasandi inimesi Gembasse, kuna seal võivad olla nii-öelda huvide vastuolud tekkida, aga siis võetakse mitu tasandit kokku ja teine asi, et ka kui see inimene, kes kogu aeg selle tootmisega nii-öelda kokku ei puutu, kui ta satub sinna, siis ta avastab asju, mida tavaline inimene lihtsalt ei pane tähele enam. See, kes seal kogu aeg töötab. Nüüd igapäevane tootmine siis, et kui Eestis vaadata, kuidas 5S juurutatakse, siis see on visuaalselt väga hästi hoomatav. Ja see on okei. Et kui vaadata seda, kui ma esimest korda käisin Nissani tehases ja küsisin, kas teil 5S ka on, siis meile öeldi, et lähme tehasesse, siis vaatate. Me läksime tehasesse, vaatasime, et just nagu oleks ja just nagu ei oleks. Et liiga palju silte ja jooni ei ole, aga kord on. Ja ma võin öelda, et Jaapani tootmiste kohta ka, et tõenäoliselt on seal 5S, sellest ei tulnud kordagi küll juttu. Kord on, jooned on, aga hädavajalikud jooned. Mõttetuid asju ei ole. Ei ole sellist asja, nagu ma olen näinud, et laua peal on silt ja sildi peal on kirjutatud pastakas. Eeldatavasti peab ta olema seal. Nüüd, välknõupidamised on täiesti, mis asi välknõupidamine on? Välknõupidamine on selline välknõupidamine, mis toimub vahetuse või tööpäeva alguses töölistega, töötajatega, juhtidega, kellega iganes, kuidas iganes see süsteem ei ole korraldatud. Kui me räägime tootmisest ja töölistest, siis välknõupidamine tähendab, et kas tiimijuht või meister võtab kõik töölised korraks kokku, jagab nendega kriitilist infot ja siis lähevad kõik tööle. Et kui ma olen juurutanud selliseid 5S-i raames selliseid välknõupidamise Eestis, siis näiteks üks tagasiside, mis tuleb sealt, just hiljuti oli mul üks klient, kes ütles, et tõepoolest, info jagamine on muutunud väga lihtsaks. Et kui enne meister, et töölisi mitte segada, käis mööda tsehhi ja ühele rääkis üht juttu, teisele teist juttu, vahepeal unustas ära, mida ta üldse rääkis, siis nüüd seda probleemi enam ei ole, kõik kuulevad korraga kõik sama asju. Mul on üks hea pilt ka selle välknõupidamise kohta. Tootmises kasutatakse karakuurisid, sellest oli juttu. Karakuuri tähendab jaapani keeles mehaanilist nukku. See on niisugune traditsiooniline Jaapani mänguasi, üleskeeratavad nukud. Neid tehti juba, ma arvan, et mitte ei arva, juba kuskil 15. sajandist alates. Tootmises on karakuuri tähendus on selline lihtne mehaniseerimise või mehaaniline trikk, mis võimaldab töölisel liigseid samme mitte astuda, liigset liigutust mitte teha ja nii edasi. No näiteks Toyota muuseumis oli üks karakuuri välja toodud, et auto kokku panemisel on mutreid vaja. Seejuures mutrid on paar sammu eemal, 2, 3, 4 sammu eemal sellest kohast, kus neid saab kasutada. Nissanis oli meestel sellised suured põljad, mis olid igasugust asju täis riputatud paksust puldanist. Toyotas seda ei olnud. Aga ometi neil oli mutreid vaja ja jube jama, kui sa võtad karbist mutrid ja siis sa avastad, et sul on seal 2 tükki üle, mis sa teed nendega nüüd? Viid tagasi või? Või paned taskusse, päeva lõpuks kukud püksid maha niimoodi. Mitukümmend kilo rasket. Ja muuseumis oli niisugune karakuuri, kus oli karp mutritega, kruvidega konkreetselt, väikene elektrimootor ja üks ketas magnetiga. Ja lüliti, mis pani mootori käima, kui inimene pani käe vastu sellist pleki riba, see käivitas lüliti ja ülevalt kolust kukkus talle täpselt loetud arv kruvisid kätte. Alati. Lihtsalt see trekk oli niimoodi kokku pandud. Ei olnud vaja lugeda, ei olnud vaja kontrollida. Panid käe alla ja sul olid kruvid käes ja läksid. Et pisi asi, aga kujutage ette, kui ta nüüd selle õnnetu kruvi pärast hakkab astuma ja ta astub. Et ma olen alati toonud näiteks, et kas te teate, kui palju, te muidugi ei tea seda, aga hea küsida, et kui palju ma maha kõnnin, kui ma oma 600 ruutmeetrisel murulapil muru niidan.
ei, käsitsi, kõnnin. Väike niiduk, tavaline niiduk, 2,5 kilti. No võib-olla natuke rohkem kui 600, aga kindlasti mitte 900 ja mitte 800. Nii et selle mutri pärast võib töömees kõvasti palka saada. Muuseas, see on üks paremini kinni makstud töid Eestis on kõndimine. Pange sammulugeja peale. Üks mees pani, neil on küll päris pikk seade, et Pipelife'is on pikk ekstruuder, mis teeb suuri torusid ja nende mees kõnnib seadistamise ajal. Ainult seadistamise ajal. 100 meetrit pikk seade, kõnnib 10 kilomeetrit. Noh, ta teeb muidugi hästi palju lolli tööd seal. Kindlasti on lihtsamaid vahendeid ka, lihtsamini ka seda tööd korraldada. Aga no, see on siis, jutt on karakuuridest. Pokajoke. Nõukaajal eestlased nimetasid Pokajoket Eestis abinõuks. Et ma töötasin peale ülikooli lõpetamist arvutustehnika erikonstrueerimisbüroos, kus tehti igasuguseid mehaanilisi asju ka. Ja asjalikud töömehed tegid enne, kui nad selle asja valmis tegid endale abinõu. Jaapanlased nimetavad seda Pokajokeks. Pokajokesid on väga erinevaid. Aga Pokajoke põhiline eesmärk on, tal on 2 eesmärki. Üks eesmärk on lihtsustada tööd ja teine eesmärk vältida vigu. Kõige lihtsam Pokajoke on see, kui töömehel on vaja erineva pikkusega lauajuppe või liiste võtta, mille erinevus ei ole väga suur ja kus ta võib eksida. Ja siis tal tekivad need lisasammud või veel hullem nagu Bestnetis, et kui neil töömees eksib komplekteerides selle järelkäru neid kanttorust detaile, nad panid paketti nad ja saatsid kuskil Rootsis pandi nad kokku. Ja kui sinna saadetakse see õnnetu tsingitud toru, mis on vale pikkusega, kujutate ette, mida maksab see asendustoru, kui ta DHL-iga järgi saadetakse. Nad kasutasid Pokajokesid. Ja teine või kolmas asi, millele oleks hea tähelepanu pöörata, on see, mida jällegi üks mu hea klient ise jõudis sinnamaani, koos me natuke arendasime seda, Andon. Andon on kommunikatsioonivahend. Toyota tehases on see tuledega tabloo. Selle tabloo pealt saab teada, kas konkreetse liiniga on kõik korras konveieri lõiguga või ei ole. Ja kui ei ole kõik korras, siis nad teavad, mida siis teha. Ehk neil on jällegi standardprotseduur selle kohta, mida siis teha, kui tabloo peal roheliste tulede all, mis tähistavad siis neid töökeskusi, roheliste tulede asemel lähevad punased tuled põlema. Standardprotseduur. Ja Andon on see infotahvel. Andon on kontsept, see ei ole tahvel. Andon on kontsept. Eestis on ka ettevõtted, kus Andoni asemel on telefon ja helistatakse. Aga näiteks klient, kellele ma enne viitasin, nad jõudsid ise sinna nii-öelda oma talupealoogikaga, nagu nad ütlevad, sinna telefoni, nii et panid telefoni tsehhi, et töömehed ei käiks otsimas kontorist kedagi. Aga pärast nad jõudsid sinnamaale, et aga milleks seda telefoni? Paneme tuled üles, värvilised tuled, kõik teavad, mida see tähendab. Kui on kedagi vaja, siis läheb sellist värvi tuli põlema. Igal pool korraga. Keegi ei saa öelda, et ma ei näinud, ei kuulnud või ei saanud aru. Nii et Andon on siis selline kontsept, mida võiks kasutama hakata. Ja siin on nüüd siis, see on Nagoya lennujaam. Finnairi lett. Need inimesed kogunesid selle jaoks, et 5 minuti pärast hakkab nende vahetus pihta. Nad tegelikult tulid natuke varem. Nad tulid sinna, ja see on välknõupidamine. See pikem daam on nende pealik. Ta oli sellise veidi karmima näoga, väljanägemisega ja luges neile sõnad peale. Siit nad lähevad kohe oma lettide taha ja hakkab, ma sain siis registreerima hakata seal. Ma sattusin lennujaama liiga vara. Nii et see välknõupidamine on välknõupidamine on hästi populaarne.
kokku. nüüd on küll jama. Arvuti viga, jah, jooksis kokku. Okei. Halb päev. Hea päev. Mul ei ole teda ka mälupulga peal. Ja. Nüüd jah. Et Ameerika avastamine, aga mis oli nagu väga oluline minu meelest, et jällegi oma lihtsuses. Et ma küsisin seal kellegi käest, et mis on, et kuidas teil toimub tööliseks saamine, et kuidas nagu inimesest tööline tehakse. Selleks on standardprotseduur. Kõigepealt, kes kõlbab tööliseks? Võtame laiemalt, kes Jaapanis kõlbab töötajaks? No kõik, kellel on ette näidata vastav dokument ja kui latt on näiteks tööliste puhul väga madal, siis ei ole isegi formaalset dokumenti vaja. Nüüd järgmine küsimus, mis on hädavajalik ja mis on vähem vajalik töötajaks hakkamiseks Jaapanis? Et kui te ütlete, et professionaalsed teadmised ja oskused, siis see on vale vastus. Jah, muuseas üks asi on, jah, absoluutselt. Väga palju tööd liigub mööda tutvusi, noh, kas just sugulane, aga mööda tutvusi. Aga seal on üks asi veel, mis on loogiline, aga jällegi, et seda sai teadvustada. Hinnatakse, töötaja kvalifikatsioonis hinnatakse kõige enam sotsiaalseid oskusi. Kommunikatiivsus, hea läbisaamine, selline positiivsus ja eriti hinnatakse neid, kes mingil põhjusel on kuskil, no näiteks tudengipõlves kuulsaks saanud. Ehk nad on nii-öelda tegudega tõestanud, et nad sellised on. No, sa ei saa kuulsaks, kui sa inimestega läbi ei saa. Ja vähem hinnatakse oskusi. Et kui järele mõelda, siis selles on oma point, sest tegelikult oskused on omandatavad. Isikuomadused on siuke keerulisem värk. Nüüd, kuidas saadakse töötajaks? Töötajaks saamine on selline standardne käik on selline, et pole vahet, kas sa lähed õpetajaks, tööliseks või spetsialistiks või inseneriks. Kõik algab eksamitest. Ülikooli lõpetanud noor inimene, kui ta lõpetas omad eksamid, kui ta tahab nüüd tööle minna, siis ta alustab uuesti eksamitega. Eksamid on pingelised, kirjalikud, suulised, testid, isiksuse testid, igasugused asjad. Ja nagu ma enne ütlesin, et kõige tähtsam ei ole alati see professionaalsus, vaid isikuomadused. Millal töötajast töötaja saab? Kui kaua kujuneb töötajast töötaja Jaapanis välja? Aastaid. Nad ütlevad, et efektiivne töötaja tekib aastatega. Kui vanalt saadakse heaks juhiks? No, head juhid on ikka seal kuskil peale 30, 40, need on tugevad juhid. Jällegi nad hindavad selliseid inimese oskusi väga kõvasti. Mitte formaalseid teadmisi või formaalseid mingisuguste protsessitarkusi. Siis, mis te arvate, mitu töökohta on jaapanlasel elu jooksul? Ja no see on õige vastus, kõigil on, mõnedel võib-olla rohkem. Et mul on olnud juhust küsida nii-öelda elusalt jaapanlaselt, kes ei olnud ilmselgelt tööline, ta oli juba pensionär, kes oli tõenäoliselt juhina või mingi tippspetsialistina, pigem juhina nii oleku poolest töötanud. Ja kui ma küsisin, mis ta on nagu enne pensionit teinud, siis ta ütles, et tal on 3 töökohta olnud kogu elu jooksul. Ja ta on teinud sama asja, ma enam ei mäleta, mis see oli. Et üle 60 mees, ta oli 65 aastat vana
ja tal oli 3 töökohta kogu elu jooksul. Ehk Jaapani haridus või Jaapani tööelu on üles ehitatud sellisel moel, et kui inimene tuleb tööle, siis tööandja näeb temas potentsiaali kasvavat väga pikas perspektiivi. Teist öeldes, kui ta palgatakse, siis ta palgatakse sellepärast, et tast hakkab midagi tulema. Kui kaugele ta jõuab, nüüd see on teine küsimus. Ma väga täpselt seda ei tea, aga loogika on selline. Nüüd, kuidas nad voolavuse vastu võitlevad? Et kui sa võtad töömehe tööle ja hakkad teda nüüd seal treenima, kasvatama, töökohal harjutama, trillima, ja siis ühel hetkel teeb ta aidaa ja läheb teise töö kohta. Kuidas nad kinni hoiavad? Ja ametinimetused on neil väga lihtsad. Neil on terve süsteem ehitatud ja reeglina pakub tööandja lisaks palgale mitmesuguseid hüvesid. Nad ei ole väga erinevad meie omadest, seal basseinid ja treeningud ja mis iganes, aga ma arvan, et erinevus on nüüd rahalise poole pealt see, et minu meelest neil lähevad absoluutselt kõik personalikulud lähevad kuludesse, isegi kõiksugused joomingud ja söömingud, kui seda korraldab tööandja, siis see on ettevõtte jaoks on see väga soodne. See on nagu asja üks külg, aga kogu personali lojaalsuse nii-öelda programmi alustalaks on põhimõte, et töötajale tuleb tööl olemine või tööl käimine või lojaalsus teha selles ettevõttes nii mugavaks, et tal ei tekiks mõtet mujalt väljakutseid otsida. Ja selleks on miljon trikki, mida nad korraldavad. Mul oli juhust ka ühte sellist korporatiivset õhtusööki näha ühes restoranis, kus meie oma seltskonnaga olime ja all oli niisugune tenniseplatsi suurune saal või isegi suurem, 1,5 tenniseplatsi ja see oli täis neid kõikvõimalikke ilmselt erineva tasemega ametnikke, kes seal sõid ja siis käis mingi show, ilmselt mingi konkurss ja laval käisid inimesed ja see oli kogu aeg, kui meie tulime sööma ja nii-öelda peale pikka päeva lõõgastuma, siis nende jaoks oli minu meelest see veel üks niisugune viimse emotsioonini pingul üritus, pärast mida nad läksid rampväsinuna koju ja ma tõenäoliselt ärkasid hommikul ainult selle jaoks, et ainult ühe mõttega tööle minna. Et kuidas tööd paremini teha. Nii et nende personalisüsteem on üles ehitatud sellele, et tagada võimalikult suur lojaalsus. Ja see ei tulene mitte Jaapani kultuurist. Ma olen seda uurinud mitmest allikast ja näiteks omaaegne Sony kontserni asutaja, ma kahjuks ei mäletada nime, aga tema ütles, et see praktika, et töötajate hoida või muuta töötajad tööandjast sõltuvaks ja seeläbi lojaalseks, see võeti kasutusele pärast teist maailmasõda. Ja teine maailmasõda lõppes Jaapani jaoks sellega, et tegelikult ju täiesti kunstlikult, teadlikult hävitati kogu Jaapani majandussüsteem, kuna see oli üles ehitatud sellistel militaarsetel eesmärkidel. Kuni selleni, et konkreetsed nii-öelda rikkad perekonnad, nad laostati. Jäeti varast ilma. Ja need uued ettevõtted, mis tekkisid, nad pidid hakkama kasutama neid inimesi, kellel selle jaoks, teist öeldes see oli natukene nagu Eesti olukord 90. aastatel, kui tekkisid tol ajal need aktsiaseltsid, ja siis sa pidid võtma neid inimesi tööle, mis sul olid. Ja nad ei olnud kaugeltki need inimesed, keda sul vaja oli. Ja jaapanlased läksid seda teemast. Vahetada selle teise tööandja vastu. Ja kogu see süsteem töötab selle peale, et inimesi kinni hoida. Kuidas edutatakse? Edutamine vertikaalsuunas on suhteliselt konservatiivne, nagu ma enne ütlesin, et kõrgematele positsioonidele jõuad sa siis, kui sa oled ikkagi juba näidanud, et sa oled inimesena piisavalt küps ja nii edasi.
Samas näiteks üleviimine, no me nimetame üleviimiseks, sisuliselt ka siin tõstetakse või viiakse mingisugusele teisele umbes samal tasandil töökohale, selliseid üleviimisi on hästi palju, see on populaarne, viiakse üle näiteks ka teistesse ettevõtetesse kontsernis. Viiakse üle nii perekonnaga kui ka ilma perekonnata. Ehk see on täiesti tavaline, et näiteks kui perepea saab ametikõrgendust, läheb teise tehasesse tööle, Jaapani teise otsa, Jaapan on suur riik geograafilises mõttes. Ja pere jääb tal sinna teise otsa. Ja see on tavaline. See ei ole reegel, aga see on üsna tavaline. Et selleks peavad olema selged põhjused, miks perekond tahab koos olla. Sellisel juhul, kui sa oled piisavalt jõukas ettevõttes töötad, siis sulle seda võimaldatakse ka ettevõtte kulul. Ka läänes on see, suuremates kontsernides on sama poliitika olemas. Nii et võib-olla kultuurist veel, et minu meelest jaapanlane ei oska üksinda midagi peale hakata endaga. Et nad on väga tihedalt seotud kõikvõimalike sidemetega, ühiskonnaga, väiksemate selliste kommuunidega, töökohaga, haridussüsteemiga, sugulastega ja ma ei kujuta ette, et üks jaapanlane võiks üldse olla, nii-öelda läbi elu minna indiviidina või sellise egotsentrikuna, mis on läänes küllaltki levinud, ega Eestis on see küllaltki levinud nähtus. Pühapäevad ei ole need kohad, kus jaapanlane kodus istub. Mul oli võimalus käia ühes templis, ma läksin sinna vaatama, oli niisugune võimalus näha, kuidas jaapanlased abielu toimub templis, niisugune siis religioosne abielu tseremoonia, aga templi teises hoones oli mingisugune üritus, oli keskealistele inimestele, tööealistele inimestele, ma mõtlen, mitte noortele, kellele siis olid seal mingid loengud, ma ei saanud muidugi aru, millest seal oli jutt, aga see oli väga aktiivne tegevus, mis seal toimus. Ja see info, seda räägiti ka meile, meil oli üks giid, oli Jaapani ameeriklanna, Mariko, tema siis rääkis natukene ka sellistest telgitagustest Jaapanis. Nii et suures plaanis on see võib-olla kõik. See, mis teil täna jäi nägemata, on need lisaslaidid, mida ma ausalt öelda täna hommikul kirjutasin. Aga ma saadan nad teile. Ja seal on suures plaanis, ma võtsin praegu kokku nende lisaslaidide mõtte, ta oli seal natukene rohkem liigendatud, nii et mul on väga kahju tõesti, et see tänane hommik niimoodi välja kukkus või tänane päev, aga jah. Jah. Kuidas tundub, et kas praegu on midagi Jaapani juhtimisstiilist ja sellest nende juhtimisstruktuurist meile üle võtta? Et pigem on ju praegu selline suundumus, et Jaapani firmad rahvusvaheliselt võtavad üle Euroopa ja Ameerika juhtimisstiili, et kas on midagi meil üle võtta? Aga miks te arvate, et nad võtavad Euroopa juhtimis? Mitte kõik ei võtta, aga palju mina tean. No eks seal toimub jah, segunemine võib olla. Kas on meil midagi selle käigu, mida meie saaksime rakendada? No sellistest juhtimistrikkidest, neid ma mainisin ära, need on need samad kas või see sama Gemba ja Kaizen. Minu arust Gemba on super asi, kui see omaks võetakse ükskord. Meeskondlikkus. Et jaapanlased on meeletult meeskondlik seltskond ja näiteks see oli ka omal ajal ju, kui see liin tootmine hakkas, Toyota tootmissüsteem hakkas Ühendriikidesse jõudma, õigemini alguses ta tuli läbi kvaliteedi ja kui ameeriklased said teada, et jaapanlased käivad mingil imelikes kvaliteediringides, kus nad üldsegi mitte ei tee tööd, siis see oli täiesti üle mõistuse tegevus. Meeskondlikud üritused, koos probleemide lahendamised, ma arvan, et need on need, mis oleks nagu konkreetne asi, mida peaks tegema. Seda ei ole liiga palju Eestis. Sorry, ma